Tere taas! Olen tänaseks siis 9. päeva teel ja jõudnud omadega Saksamaale ja vist hakkan juba ka kohale jõudma. Mis ma selle all mõtlen? Varsti jõuan ka selleni. Aga tänase päeva ülevaadet alustan eilse praamilt lahkumisega. Jätsin oma uute juhuslike tuttavatega hüvasti ja veeresin siis hotelli poole. Enesetunne oli hea ja emotsioonid juba üleval. Hommikut alustasin tavapäraselt, ikka võimlemine, kohv ja saiakesed. Ja saigi veerema. Täna alustasin varem. Kihk taas rattale pääseda oli lihtsalt nii suur. Linnast välja, läbi roheluse ja hommikuse idülli. Ning siis tänane pearoog, Saksamaa korralik jalgrattainfra. Kenad ja korralikud jalgrattateed maanteede ääres ja linnades. Ja täna saatjaks ka siis mõnus taganttuul. Aga nüüd siis kohale jõudmisest. Olen viimased kuud püüdnud end harjutada mõttega, et mul ei ole mitte kuhugi kiire ega ühtki põhjust kiirustamiseks. See kiirustamise takt on mul sees olnud ilmselt enamuse mu elust. Ja täna esmakordselt kogesin vist seda tunnet, et mul tõepoolest on aega. Küll aga hetkeks, aga siiski. Nüüd ma tean, et see tunne on päriselt olemas ja see pole mingi sinilind, mida püüda ei saa. Ja mul ei ole kuhugi kiire. Võimas. Külastasin mitut teele jäänud väikelinna, tiirutasin neis rattaga ning uudistasin nagu väike laps. Väga äge oli. Ma vist olen sel korral liiga vähe kasutanud sõna äge. Kaks märksõna. Esiteks, meis kõigis on killuke Mari-Liisi ja teiseks langoljeerid. Kes rohkem teada tahab, siis see küsib, eks? Fehmarni Väina silda käisin vaatamas nii alt kui ülalt, nii ühelt kui ka teiselt poolt. On teine ikka uhke küll. Tunneliehitust kahjuks ei näinud.
ja siis kulgemine mööda vanale raudteetammile rajatud kergliiklusteed Veemarni. Kena linn. Otsustasin jääda ööbima. Enne ööbimist veel postkaart pisikesele naabriplikale, siis tiir linnas ja nüüd videomontaaž. Selline siis oli esimene päev kaugel välismaal ja homme jätkame. Tšau!